Nähtamatud loomad ütleb, et tuleb seista sigade eest, et sabu lõigatakse. Nähtamatud loomad on Eliidi MTÜ. Ma arvan, et sabade lõikamine on kõige väiksem probleem siin sigade elus. Siin toimub selline asi. Siin toimub selline asi. Seafarm. See on seafarm. Execo farm Viljandis. Ma olen näinud kurjuse tippu Eestis. Kurjus eksisteerib. Korterelamud on muudetud seafarmiks. Kallis rahvas, ma olen nii, ma ei tea enam. Ma seisan Execo farmi ees, mis on muudetud seafarmiks, suured korterelamud. Execo farm. Execo. Ja seal taga on seafarm. Seafarm. Kas te saate aru, mis toimub? Suur, mega seafarm. See on sigu täis. Vot selline teema toimub Eestis. Tere tulemast Eestisse. Tere tulemast Eestisse. Nüüd ma olen kurjust näinud. Ma olen kurjust näinud piisavalt, aga seda ma ei osanud arvata, et nii loovaks lähevad kohalikud arkoonid. Siin ees ongi seafarm, 6-korruseline megamaja, 100 korterid, täistopituid lapsi, kes liuglevad 20 sentimeetrise kuse sees, enda kuse sees. Miks sellised müürid ümber? Teiste tehaste ümber selliseid müüre ei ole. Pärmitehased, puidutehased, selliseid müüre pole. Teistes kohtades aga alati on sellised müürid, kui piinatakse lapsi. Ja juriidiliselt nüüd Eesti rahvas osalebki pedofiilias, kuulake minu viimast videot. Ma üritan rahulikult ära rääkida siin. Ja logistikas kutsutaksegi neid emadeks, kes reisivad lastega, kes ei tohi reisida hiliskuudel, raseduskuudel, sest Inglismaal seaduses öeldakse rase, mitte tiine nagu Eestis. Ja see on nii suur militaarne kompleks. Ja seal on korsten ja see on kohutav. Kohutav, siin on bussipeatus, siia saab võib-olla ligi, ma pean ka mingi hetk nüüd liikuma, sellepärast et selline valve on, et loomulikult kutsutakse kohale, kui nähtakse mind filmimas siin, sest peale seda märki muutub asi eramaaks. Tulge kohale ja tunnetage, see on midagi erilist siin. Sama nagu Türi Arkma. Ja kuulake ka ajaloolisi fakte, kuidas kogu see tapakultus, surmakultus siia riiki tuli 16. sajandil talupoegade kaubanduse kaudu ja kuidas see kurgust alla topiti, nagu varsti see termin vegan, mida kõik sõimavad siin, samal ajal kui vorstisööja diivani ees ära sureb äkksurma ja kes oli kõva mees ja anti see ja anti too, aga järsku teda pole. Ja see on nüüd rekord arvuliselt. Nii et kõik on väga hõivatud oma anti see, anti too, aga poed on lapselaipe täis ja seda kasutataksegi selle antipropagandas, et panna inimeid
vampiire poelettide poole jooksma ja ennast surnuks sööma. Nii et see on kurjus siin. Palun allkirjastage petitsioon, ainult 10 päeva on jäänud, 10 päeva pluss, et mingid allkirjad kokku saada naiste jaoks Türi Arkmas, aga ma pidin siia kohale tulema, et nägema seda oma silmadega. Ja siin on laibalõhn on õhus ja linn on 4 minuti kaugusel. Üks kõige ilusamaid linnu nagu Spa, Rakvere Spaalinn, kõige suurema tapamajaga, aga siin tapetakse koha peal, korsten on maja taga ja laste suits, kehades suitsetatud, läheb õhku, nii et chemtrailide pärast pole vaja muretseda siin, sest Eesti taevad on kaetud laste tapasuitsuga, mida rahvas endale sisse hingab. Vererakupilved Eesti taevastes. Ja orjadele ei antagi ilma tagasi. Nii et kui te seda loodate, loodke edasi, sest kui te teisi orjastate ja sööte, siis tullakse ka teid sööma ja orjastama. Ja siin see riik läheb põhja. Metsad maha, uraan riigist välja mõeldud Balti riigi rongiliiniga tuumabaaside ehitamiseks ja vorstisööja nätsutab ja sureb vetsupoti peal äkksurma. Eesti riik on mineraale täis, aga rahvas on hõivatud terminite sõimamisega, kui varsti selles musta kuubi riigis lihtsalt topitakse see termin sulle suust alla, nii et sa võid seal irvitada, aga termini ümardajaks saad sa varem või hiljem, sest see, mis toimub siin, on kurjus ja Eesti inimesed, kes on läbipaistvas meedias ja seda ei kajasta ja teised Eesti eest liikujad ja EKRE-d, kes on kõik kontrollitud opositsioon. Inglismaal 2019 võetigi seadus vastu, et lihtsalt väga selgeks teha, mis on toimunud 50 aastat logistika terminites ja toimubki lastekaubandus. Emad reisivad lastega ja toimub rituaalne kuritarvitamine kaugetel maadel, nuumamine, laste nuumamine, söömine, õgimine, rituaalne tapp ja kohalik argpüksmees, argpüksid, need mehed on argpüksid. Seda ma tahtsingi öelda. Kõik need ees siin. Nautige seda laste tapapilvesid. Vaadake taeva poole ja te näete, et enamus need on tapapilved. Tere! Mina olen järgneva asitõendi filmi produtsent ja kohe näete ka minu nägu. Enne filmi algamist toon esile järgneva 8 minuti jooksul juriidilised faktid, et toimub üle-eestiline lastekaubandus ja pedofiilia süsteem, millesse on kaasatud enamus Eesti kodanikud. Mis on pedofiilia? See on salalik, salakaval, sõltuvuses, haige, meelitav, silitav, argpükslik, manipuleeriv, pettev, oma rahuolu ja kasu sooviv, otsene või isegi mitte otsekohene seksuaalne tegevus. Selle suunas maksmine ja osalemine teeb inimesest kaasosaleja juriidiliselt. Mis vahe on pervertsusel ja pedofiilial või haigel inimesel või ühiskonnal, kes selle süstemaatikaga kaasa lööb oma maksumaksjate rahadega? Vastus: midagi. Seal pole mingit vahet. Iga
ennast austav eestlane on nüüdseks aru saanud, et aastad 2020 kuni aasta 2022 olid organiseeritud kõrgemate jõudude poolt. Kahjuks või õnneks. Ma pole enam kindel isiklikult. Need samused jõud, kes on samm ees rahvast ja hetkel oleva riigi jõus oleva süsteemi juhid, kes on palju loonud ja kontrollinud, nagu näiteks nende süsteemi toetajaskond, nimelt inimteenrite moodustamine, me olime siiski ümber piiratud nende inimeste poolt. Seesamune ennast austav Eesti kodanik on ka teadlik, et need süsteemijuhid on olnud puki otsas suhteliselt kaua aega ajalooliselt võttes. Lisaks seesamune ennast austav Eesti kodanik on ka teadlik ka energiatest. Kõik on energia ja igal pool meie ümber on energia. Kui paned toa tule põlema, energia. Kui sinu kopsud pumpavad verd sinu südamesse ja kehasse, energia. Kui sööd tervislikku laibata toitu, hea energia. Kui otsustad teatud inimesega olla, peab olema sobiv energia. Keegi näpib mind salakavalalt, et minu keha ja energia välja rüvetada vastu minu tahtmist. Pervertne, vägistav energia. Keegi näpib minu last peale lapsega üllatavalt kenasti olemist. Pedofiilne, salakaval energia. Kui keegi võtab sundviisiliselt sinu koeralt seemet, sundviisiliselt rasestab enda koera selle seemnega, haige, alandav, haiget tegev, pervertne energia. Rakvere mega 6-korruseline korterelamu, mis tehtud seafarmiks ja kuhu kokku pressitud oma kuse sees liuglevad sead. Haige, psühhopaadiline, pedofiilne energia. 100% sundrasestatud Eesti piimalehmade vasikad eemaldatakse sundviisiliselt peale sündi, silitavalt, hellitavalt, salakavalalt, julmalt ja 90% vasikatest müüakse järgi tulevate vanameestele maha, et tappa koeratoiduks või nahaks. Haige, argpükslik, pervertne, lastekaubandus, pedofiilne energia ja nii edasi ja nii edasi. Kõik sama sagedusega energiat, sama sagedus, haige, põletikus vaevlev energia. Nagu Eesti ühiskond, mille seedetrakt on vereraku laiba energiat täis ja mida tuleks puhastada kohvi enemast kangema protseduuriga, et sitt lahti saada õige tõese infoga. Inimesed, kes ajavad umbkaudselt ringlevad juttu avalikes videodes, millel pole mingit mõtet ning tuumani ei jõuagi, on selle süsteemi toetajad, silitajad, vähis oleva süsteemi ignoreerijad ja ainult oma rahu aiamaa kaitsjad. Juriidiliselt on eliitrahva kaasanud enda pedofiilsesse süsteemi, mis on tsunamiliselt kasvanud peale teist maailmasõda. Neil ei piisanud piirduda maailmse rahva kontrollimisega ja tapmisega ja inimlaste kaubandusega, nii et nad otsustasid enda operatsiooni laiendada ja tavainimest ehk tarbijat kaasa haarata oma tegevustes ja juriidiliselt kinnitada. Nende plaan oli siis tarbijale selgeks teha ja seda läbi suruda
kohaliku välja mõeldud toidukultuuri propagandaga ja haridusajupesusüsteemiga. Nad on psühholoogiliste salvestavate juriidiliste sotsiaalmängude leiutajad ja rahvas on ainult nende peost söönud. Viimased 10 aastad on juriidilised dokumendid öelnud, et ema reisib lapsega või noored reisivad vanemateta või üksi. Mother traveling with youth, child offspring. See on selleks, et kehtestada eetilised tingimused logistikas. Samuti on ka juriidilistes dokumentides eliit kindlaks teinud, et rahvas lööb kaasa lastekaubanduses, pedofiilse süsteemi tootmises, nagu näiteks juriidiline punkt, rituaalne tappkaubandus, livestock transportation for ritualistic slaughter. Need on ametlikud terminid olnud 50+ aastat logistika- ja farmindusärides, et kindlaks teha, et hiljem rahvale midagi arusaamatuks ei jäänud. Kui kliiniliste teaduslike uurimustöödega on kindlaks tehtud, et nüüdseks juriidiliselt paika pandud sentient grupi alla kuuluv ema, isa ja laps on 2–5 või enam vanuse inimlapse intelligentsuse tasemega, keda peetakse kinni sundviisiliselt riigis olevate tapakoonduslaagrites, siis on tegemist kahjuks laste kuritarvitamise ja laste kaubandusega. Ja iga poe leti ümber soniv ja uimerdav tarbija selle süsteemi kaasosaline. Nii et mis järelduseni need juriidilised terminid viivad ja manipuleerivad nimetused, mis on kõigile Eesti talurahvale, emmedele, emistele, issidele, vissidele antud on, see viib selle järelduseni, et toimub laste sundseemne võtmine, sundrasestamine, kaubandus, pedofiilne, pervertne käsitlus enamjaolt ja rituaalne kuritarvitamise protsess ja tapmine. Eliit laenab, ta ei anna kunagi niisama. Ja kui ta laenab orjadele, ta võtab tagasi intressiga. See kajastub rahvakarma näol. Orjadele ei anta ilma ja taevast tagasi. Ukraina holodomor oli tõsi. Vanemad sõid teisi inimesi ja oma lapsi. Ja neid pidi lausa arreteerima, kuna isu läks käest ära. Eliitorganiseerijad Bandera 1930, kes Harariga kahtlaselt ühte nägu on, eksisteerivad ka tänapäevani ja normaliseerivad sama tulevat eventi. The event on plaanitud. Kui poodides kaob toit mõneks kuuks ja rahva tõelised värvid ilmnevad, on sinu naabrimehel alati ideaalne õigustus sinu perele kallale tulla sinu ärakäigu ajal. Tema vabanduseks oleks, kas sa oled hull? Kas sa tahtsid, et me perega nälga sureksime? Me pidime ju sööma. Proteiin pole leitav toitudes. Järgnev korporatsiooni biokeemia vale ja keha toodab ise proteiini teiste protsesside näol. Nii et hari ennast, inimene, ja ärka ülesse,
kinniste uste taga toimuva pedofiilse tegevuse suhtes, mis on juba ammu toimunud ja sina maksad selle eest, kuna hingega inimese missioon on lojaalsus ja armastus. Ja hingetu inimene viib silitades, naeratades, hellitades, laste usalduse välja pettes. Nad alati tapamajja lõpuks. Siin on kõik lahti, nii et külm õhk läheb sisse loomulikult. Ma soovin teile kõigile rahulikke jõule. Ma kuulen siin raudade kolinat ja meeste rääkimist ja õdede nutmist. Need ei ole õnnelikud hääled. Uurige teisi videosid, mida ma olen kokku pannud. Suur tänu teile. Looma silmas on hing. Tal on kurbus, tal on depressioon. Mis on oluline teada, et ajalooliselt need tapakultuurid toodi sisse turukaubanduse käigus, eriti 1500–1600 aastatel katoliikluse ristiusu kirikuga. Seda tutvustati ja suruti peale tolleaegsele orjanduses osaleva Eesti talupojale Taani ja Saksa aadlike ja võimude poolt. Samuti ka tuli tapakultuur massiliselt sisse slaavi kultuuri sisserännaku ajal ja legisleerimise ajal 1550. aastatel Lõuna-Eestisse. Tapakultuur on võõras tõelistele Eesti esivanematele ja kes iganes seda kaitseb, pole Eesti kultuuri esindaja ja ajupestud kohaliku korporatsiooni antirohepöörde manipulatsiooniga ja nii edasi. Poed on laipu täis. Ära muretse. Keegi ei pane sind putukaid sööma, kuna rahvale on vaja kriips peale panna läbi torgitud loomade. Sa oled langenud nende sotsiaalsalvestavatele mängude antipropaganda hirmutamise lõksu, kus on sul suurem vereisu peale aetud, et sa jookseksid poe lette tühjendama ja ennast surnuks sööma ahnusest. NSV Liidu kokkukukkumise lõpuajal ja Euroopa Liidu sissetungi ajal hakkasid hingega inimesed väsima ja huvi kaotama oma loomade pidamise ja tapmise vastu. Rahvas lihtsalt ei viitsinud oma armastatuid loomi tappa, kuna hingega inimesele tekkis ühendus ja arusaam, et see on vale ja seda arusaama hakati summutama. Ainukesed, kellele see eluviis sobis, olid hingetutel ja neid polnud piisavalt neid inimteenreid, et eliidi pedofiilset tapaenergiat pumbata selle planeedi peale. Kuna plaan oli siiski suurendada enda eliidi operatsiooni lastekaubandusega ja pedofiilsusega. Tõelise NSV Liidu ajal paljud inimesed pidasid omi loomi ja elati korterites vähem.
NSV, see oli sügavas NSV Liidus. NSV Liidu süsteem ei tegelenud masstapakultuuriga nagu hetkel suurtööstuses Euroopa Liidu ajal on tehtud eriti 1990. aastate algusest. Kui NSV Liit purjus ära ostetud Gorbatšovi termini lõpupoole kokku hakkas kukkuma, hakati rohkem ehitama ja looma euroopalikke tapakultuuri hooneid, kuhu viidi hetkeseid emasid, mehi ja lapsi, vangistuses emasid, mehi ja lapsi. Lehm ehk naisel on energeetiliselt nii võimas energia, et kui inimene on tema läheduses ja ta puudutab või kallistab seda naist, siis hakkab inimese stressitase langema. Ja seda on nüüd teaduslikult kinnitatud ja paljudes kohtades üle maailma isegi pakutakse sellist teraapiat. Lisaks tal on nii paranormaalne energia, et kui inimene veedab aega selle naisega või mehega, siis hakkavad temani jõudma paranormaalinformatsioon kuskilt kõrgemalt. Tekib väga võimas portaal. Vanad eestlased panid tihti peale seda tähele ja ainult pidasid lehmi selleks, et natukene piima saada külmadel perioodidel ja rasketel aegadel. Vanarahvas sõi hoopis teistmoodi, väga palju fermenteeritud toitu, hapukapsast fermenteeritud väike kala, kilu ja nii edasi ja nii edasi ja nende elu loomulikult oli külmaperioodil raske, aga see on palju tervislikum toit, fermenteeritud kartul, kapsas, seened ja nii edasi ja nii edasi. Vana rahvas tunnetas selle püha looma ravivaid olemusi ja tähtsust planeedi ja looduse harmoniseerimise jaoks. Sama ka teiste naiste, meeste, lastega nagu sead ja nii edasi. Nemad toitusid normaalselt. Hetkel toitub rahvas relvatoidus ja sellepärast rahvas vajubki kokku või valgub laiali meie ümber, kes uimerdavad. Vanarahvas pani tähele, et see naine ehk lehm on emakese maa ravijad. Sellepärast peetigi Indias ja Venemaal lehma pühaks loomaks ja piima andvat lehmi ei tohtinud iialgi piinata ja tappa. See oli karistatav tegevus. Sellepärast Arkooni kiriku värdjalik suguta, see on väga hull liikumine. Eliit ei olnud õnnelik, et rahvas keeldus tapmast, keeldus osalemast tapakultuurist ja see tapmine vähenes nii nagu seda oleks vaja olnud, et seda pedofiilset süsteemi üleval hoida ja siis hakatigi ehitama ja laiendama oma operatsiooni, kuna kui on tõesti tõsi ja see on, et selle naise mehe kinni peetud koonduslaagrites naise mehe teadvus on sama kõrge kui laps, siis tema energia on sama puhas kui inimlapse energia, et seda kaubandust elus hoida. See on palju puhtam tapaenergia kui kellegi torgitud liha ülikonna kandva sõjas osaleva tühja inimese olevus.
see energia, mida saadakse tapakultuuris nendelt naistelt, meestelt ja lastelt ja inimlaste kaubanduses on palju magusam ja palju